Ja ma tervitan kõiki, kes täna on siin ja kes meid vaatavad, kuulevad praegult. Jumal õnnistagu meid kõiki. Me kõik vajame õnnistust Issandalt. Ja täna, nagu nimetame seda päeva, see on palmipuude püha. Ja kui sa selle tõlgendust nagu mõtled, et nii on ta nii-öelda serveeritud palmipuude, siis esimene asi tuleb nagu selle puule, see on selle puu püha, et palmipuu püha, et me anname nagu au selle palmipuule. Loodule, mitte loole. Jah, muidugi see ei ole nii, see on mõeldud teise asjaga, kuna me teame, et kasutati palmioksi, aga samamoodi kasutati seal pintsakuid ja mis tol ajal, ma ei tea, millised riided olid, siis võiks öelda ka, et mingi pintsaku püha seal, see, mis pandi Jeesuse jalge alla, eks ole. Nii et ikkagi, miks ma selline eesjutt, et kogu au kulub Jumalale ja minul ei olegi muud rääkida täna kui Jeesusest. Ja kui ma ainult seda läheme selle palmipuude okste kirjeldamisele, kui ta sinna salu seljas Jeruusalemma tuli, siis see kuidagi jääb nii. See on nagu Jeesuse sünnipäevaga, need on alati niisugused jutlused, et kui Jumal ei anna, ütleme niisugust annab, aga kui ei oleks, siis räägi, kuidas Jeesuse lapsest sõimes, tema sünnipäeval ikka Jeesus laps, palmipuud ja räägime aga palmipuudest ja midagi niisugust, aga asjad on palju sügavamad. Ja sellepärast ma tahan ka mitte hakata kohe sellest, vaid nii nagu kuidagi Jumal on mind juhatanud sellest, et esiteks ma siin nagu võin ette öelda, et kõigepealt Jeesuse tulek Jeruusalemma, esimene asi ta kuulutab ette, mis teda ees ootab, teine on pime kerjus, kolmas on rikas Sakkeus, neljas on Jeesuse sissetulek, viies on Jeesus nutab Jeruusalemma pärast ja lõpetuseks on kuues, kui ta puhastab templi. See oleks lühidalt see kava, mida ma Jumala abiga tahan jagada täna teiega. Kõigepealt alustades sellest, et Jeesus on Jeesus ja vaatasin, Marianna juba väga sügavalt tõi ära need jumalikud tõed, mis puudutavad Jeesuse isikut ja nii tema vendade kui ema kaudu. Me kuulsime neid asju, kõik see nii on olnud. Ja ka siin ta on Jumala poeg, ka inimese poeg. Ja ta teadis kõik ette. Kui võtta praegu Jeesuse asemel ühe inimese ükskõik, siis kui sügav usklik ta oleks või mis tiitliga usklik ja ütleme, kui sa tead ette, mis sind ees ootab, kuidas sa käituksid, kas mina ei usu, et niisugust peale Jeesuse niisugust inimest võib olla, kui ta kõike seda teab ja siis ta läheb sellele vastu. Ja ta valitseb selle olukorra üle. Mitte see olukord, need asjad, kohe me kuuleme, me loeme, need on tuttavad kohad piiblist meile kõigile. Mitte need olukorrad ei valitse tema üle, vaid tema valitseb nende olukordade üle. Siin on iga asi tuua meile endale ka. Kas olukord valitseb sinu üle või sina koos Jeesusega, nagu Jeesus oma isaga, valitsed selle olukorra üle. Isegi sel juhul, kui sa tead, et ees ootab piinarikas surm. Luuka 18. peatükk ja 31. salmist. Aga ta võttis, tähendab Jeesus, need 12 enese juurde ja ütles neile:
vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja kõik viiakse lõpule, mis prohvetid on kirjutanud inimese pojast. Sest ta antakse ära paganate kätte, teda naerdakse ja teotatakse, tema peale sülitatakse ja kui nad teda on rooskadega peksnud, tapavad nad ta. Ja 3. päeval ta tõuseb üles. Aga nemad ei saanud midagi aru sellest ja see kõne oli varjul nende eest ja nad ei mõistnud, mida öeldi. Need olid jüngrid. Ta võttis need 12 enese juurde ja rääkis. Jeesus teadis kõik, mis ees ootab teda. Ja nagu ma juba ütlesin, see olukord ei pannud teda hirmu tundma, värisema või tema tegevusplaani, mis oli Jumala poolt seatud, see kõik see tulek, et seal muutma midagi või otsima mingit kõrval teid või lahendusi sealt. Vaid ta läks otse, nii nagu edasi me kuuleme. Ta lähenes see teekond, ma lähen Luuka evangeeliumist järjest siit. Aga kui ta Jeerikole lähenes, istus üks pime tee ääres ja kerjas. Kerjus, ühesõnaga, tegemist on kerjusega. Ja veel pime ka. Aga see pime kuulis, et läks palju rahvast mööda. Ja päris, mis seal toimub. Talle teatate, et Jeesus Natsaretlane läheb mööda. Siis ta kisendas ning ütles, Jeesus, Taaveti poeg, halasta mu peale. Ta teadis, Jeesus Natsaretlane ja Taaveti poeg. Isegi see pime ja kerjus ta juba teadis, kellega on tegemist. Ja halasta mu peale. Möödaminejad sõitlesid teda, et ta jääks vait. Aga siin ma ütlen oma sõnadega neid tõlgendan, aga ta ei jäänud vait, vaid karjus veel rohkem. Mis see meile ütleb, ära jää vait. Kui on olukord, karju, hüüa. David Wilkerson, kui sai teada, et tütar on ka vähkis, naine 12 korda opereeritud juba, poeg 28 korda selga opereeritud, ta läks, sõitis eemale ja ta karjus. Metsas. Ja ta kisendas Jumala poole. Ja Jumal vastas talle. Ta sai vastuse. Ma olen rääkinud teile sellest. Ja hea vastuse sai, Jumala vastuse. Ja Jumal korraldas need asjad ära kõik. Aga Jumala teed on Jumala teed. Kunas, kuidas, see on tema käes, on ajad ja meetodid. Jeesus jäi seisma selle peale ja käskis talutada teda enese juurde. Vaat siin on Jeesuse küsimus, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? See on need teatud küsimused, paneme tähele, siin on veel mõningaid niukseid, ütleks niukseid momente sees, mida ma tahan nagu välja tuua. Tihti on räägitud, kas siis Jeesus ei näinud, ta oli pime, no mida sa tahad, eks ole. Aga tegelikult, kui palju inimesi on pimedad meil ja vaimselt pimedad, aga nad ei taha seda õiget asja üldse. Mõned arvavad, et kui me saame palju raha, siis on kõik korras. Aga nende inimestel, kes käisid siin, on palju raha. Aga Jumal on see, kes tervendab vähjast. Raha ei tee seda. Ega uhked elamised, ega muud asjad ka, mitte midagi ei tee. Jumal teeb, kui sa usaldad, kui sa kisendad ta peale, tema poole. Aga Jeesus küsis, mis sa tahad, et ma sulle teeksin? Mis sa tahad? Tema ütles issand, see on selge juba issand väljas, öeldud, kuidas ta lähenes Jeesusele oma sõnadega.
et ma jälle näeksin. See jälle tähendab, ta nägi kunagi, ta oli kõike näinud. Ta ei ole sündinud pimedana, ta nägi. Aga mingi põhjusel ta kaotas selle nägemise, et ma jälle näeksin. Kui palju meie vajame seda nägemist, kallis kogud. Vaimseid asju. See, et me oma kaunist Eestimaad näeme ja loodust ja kõik see on hea. Aga paljud halvad asjad jääksid ära, kui meie vaimu silmad oleks ka avatud ja me näeksime asju vaimselt. Jeesus ütleb, sinu usk on sind aidanud. Ja kohe ta nägi jälle ja järgis teda ning andis Jumalale au. Nägi jälle, järgis ja andis Jumalale au. Vot see on kohe üks selline asi, jällegi austa Jumalat, kiida teda, ülista teda ja järgi teda. Ja seda nähes kõik rahvas kiitis Jumalat. Edasi teekond jätkus, Jeesus jõuab Jeeriko linna ja läks sealt läbi. Tuli Jeeriko linnast ja läks sealt läbi. Ja seal oli mees, Sakkeus nimi, kes oli tölnerite ülem ja oli rikas. Ta püüdis Jeesust näha, kes ta on. Aga ta ei saanud rahva pärast, ta oli väikse kasvuga ja jooksis ettepoole, ronis puu otsa, metsviigipuu otsa, et näha, sest Jeesus pidi sealt kaudu minema. Kui nüüd Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja nägi teda ning ütles temale, Sakkeus, tule usinasti maha, sest täna ma pean sinu kotta jääma. Esimene kohtumine oli kerjusega. Teine kohtumine oli ühe rikkuriga, võib-olla miljonärgi meie mõistes. Kerjus ja rikas mees. Jeesus läks mööda ja ta nägi seda meest. Aga ta nägi rohkem kui lihtsalt ühte puu otsas ühte väikest meest. Isegi nimi, me teame, Jeesus kõik teab. Ta ütleb nimepidi, Sakkeus, tule kiiresti maha. Ma pean sinu kotta jääma. Vaata, Jumalal on asjad ette teada, kuidas ta kohtab, keda ta kutsub, kuidas kutsub, nimepidi kutsub sind, kui palju on inimesed kuulnud, isegi mina olen ka kuulnud, jah. Ükskord kindlasti, jah, ma tean. Nime kohe, Oolius. Jumal kutsub meid kõiki puu otsast maha ronima, teinekord me ronime puu otsa ja loodame, see on nüüd niisugune väljend lihtsalt, et mõnda paika läheme kõrgemale ja paremad kohad ja et Jeesust rohkem näha või kuulda või mingi koosolekud või asjad ikka vaat seal on see kõige parem asi. Aga Jeesus ütleb, tule alla, pole vaja seal ja veel enam. Sest täna ma pean sinu kotta jääma. See ei meeldinud paljudele, et ta ühe patuse mehe juurde on läinud jalgu puhkama. Aga Jumala plaan on Jumala plaan. Sakkeus astus issanda ette ning ütles, issand, vaata, poole oma varandusest ma annan vaestele ja kui ma kellegile olen ülekohut teinud, annan ma 4-kordselt tagasi. Ma ei tea, miks. Ma olen mitu korda mõelnud sellega peale, kui ma loen seda kohta. 4-kordselt.
võib-olla see mingi religioossetes ringkondades tähendab. Kui meie majas käisid vargad ja kui ma läksin vanglasse järgmine päev, siis minu juurde tuli üks muslim. Ma olen teile rääkinud, oli üks vangla autoriteetidest, nagu nimetakse, kelle sõna väga palju maksis, sest sõbrad olid ju väljas kõik. Ja ta ütles, Oljus, mida sa tahad? Me teame, kes need olid. Uurijad ei teadnud keegi veel, nemad teadsid juba. Vanglas teati. Kas nad maksavad sulle 4-kordselt tagasi? Täpselt need sõnad, mul tuleb alati meeldes. 4-kordselt. Miks see muslim ütles, on see mingi usuga seotud neil või nii? Ta oleks võinud ju 5-kordselt, 3-kordselt. Taavati ju ka vist 4-kordselt. Jah, see on mingi on huvitav. Aga minul on sellega meeles alati. Kas me maksame, kas nad maksavad? Nad maksavad. 4-kordselt, 4 meest oli seal taga sellel asjal. Ja 2 inimest olid juba tapetud. Aga Jumal saatis Marianna kodust ära see päev. Aga viidi ära, mis viia oli. Kas nad maksavad sulle 4-kordselt tagasi või me ih ubirajem? Me koristame nad ära. Vaadake, niisugust ajad. Koristame ära, tähendab, tapame ära. Laseme maha. Sellised mehed ja ajal ei loopinud sõnu tühja. Kui tema midagi lubas ja ta seda ei tee, siis tema autoriteet on nullis ja ta absoluutselt kaotab. Aga teate, kui hea on jälle, kui sa sel juhul saad tunnistada. Ta käis isegi kirikus mõnikord, vangla kirikus käis ka. Ta oli omaette elamine seal oli kõik. Ja mul on isegi foto temaga koos tehtud, kunagi näitan teile. Ja ma ütlesin, Ruslan oli ta nii. Ma ütlesin, tead Ruslan, ma tänan sind. Ma tänan sind väga sinu pakkumise selle eest. Tõesti tänasin. Abi valmis. Nende seaduste järgi. Üks sõna öelda, ubrat ja kõik. 4 hinge on läinud. Vaata kui tore. Mis siis minust oleks saanud edasi. Ma ei tea, kui ma selle otsuse oleks teinud. Aga ma ütlesin talle, vaata, minu Jumal on Jeesus. Ja Jeesus on mulle andestanud. Ja mina olen neile andestanud, sest Jeesus ütleb, andke andeks. Et ma tänan sind, aga ei ole vaja midagi karistada kedagi minu poolt, et ma olen neile andeks andnud. Ja seda ma ütlesin kohtus ka, hiljem nad jäid vahele ja 2 nendest olid meie vanglas ja hakkasid kirikus käima veel ja nii edasi. Aga väga suured karistused olid seal, 20 aastat nad said, maksimum oli tol ajal kõik. Noh, tegude eest. Nii et 4-kordselt. Ja Jeesus ütles temale, täna on sellele kojale õnnistus tulnud, sest ka tema on Abrahami poeg. Sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud. Ja täna Jeesus sa leidsid. Ja. See kerjus enne seda, ta oli kadunud, et ma jälle näeksin. Ta nägi Jeesust, keda ta nägi, kui ta silmatahti läks. Kõige rohkem. Jeesus oli ta vastas, ta nägi. Ja seesama Sakkeus nägi Jeesust teise pilguga juba. Kui juba inimene ütleb, et maksab oma poolt tehtud võib-olla ebaausad teod ja poole varandusest annab vaestele, seda saab teha inimene, kes on tõesti Jeesusega kohtunud. Edasi tuleb 10 naelast jutt ja siis on juba Jeesus jõuab Jeruusalemma.
Jeruusalemma juurde, veel päris Jeruusalemmas ei olnud. Ja edasi 29. Luuka 19, 29. salmist loen. Siin on kohanimed, kui ta Betfage ja Betania ligi jõudis mäe juurde, mida kutsutakse Õlimäeks, et ta läkitas 2 oma jüngrit ning ütles, minge vastas olevasse alevisse ja kui te sinna jõuate, leiate kinni seotud sälu, kelle seljas ükski inimene pole istunud. See on tähendus. See on ka märk. See loom oli puhas, puutumatu inimeste poolt. Ta ootas oma aega. See sälg ootas. Ta ei teadnud isest, aga ta ootas seda aega, millal inimese poeg ehk Jumal kasutab teda. Ja päästke ta lahti ja tooge siia. Ja kui keegi küsib, miks teda lahti päästate, siis öelge, issandal on teda tarvis. Jeesus ütleb selgelt välja. Issandal on teda tarvis. Ja need, kes olid läkitatud, leidsid kõik nii, nagu oli öeldud. Ja kui nad sälgu lahti päästsid, omanikud ütlesid, miks te salu lahti päästate? Nemad vastasid, issandal on teda tarvis. Ja sellega juba see jutt lõppes. Enam ei olnud vastupanu mingisugust, vaid need omanikud vabalt lasid ta ära viia. Ja Jeesus istus selle sälu selga ja nüüd laotati riided tee peale. Ka palmioksad, selles teises evangeeliumis on, seal võime nende palmipuude juurde jõuda siis. Ja kui nad Õlimäe kallakule hakkasid jõudma, hakkas jüngrite hulk rõõmustades suure häälega kiitma Jumalat. Kõigi vägevate tegude eest, mida nad olid näinud. Ning ütlesid, kiidetud olgu kuningas, kes tuleb issanda nimel, rahu taevas ja au kõrges. Seda siin on öeldud, et jüngrite hulk rõõmustades suure häälega kiitma. Aga seal oli rohkem kui see jüngrite hulk, siin ei ole mõeldud 12, aga seal oli palju rohkem neid ja nad tõesti kiitsid ja austasid. Kiidetud olgu kuningas, kes tuleb issanda nimel, rahu taevas ja au kõrges. Aga ka olid nende hulgas variserid. Neile ei meeldinud see. Õpetaja sõitle oma jüngreid, see oli Jeesusele otse öeldud. Jeesusele öeldud. Ka seal tee ääres, nemad ei vehkinud seal palmiokstega ega ei laotanud oma uhkeid kuubesid kuhugi, vaid hoopis sõitle oma jüngreid, sõitle, keela neid. Jeesus vastas ning ütles, ma ütlen teile, kui need vait jääksid, hakkaksid kivid kisendama. Vaat see on jälle üks niisugune võimas lause. Kui need vait jääksid, siis kivid hakkaksid kisendama. See on nii välja öeldud ja see ongi nii ja oleks olnud ka nii, kui nad oleks vait jäänud. Aga ei jäänud vait. Ei jäänud vait. Nad kiitsid Jumalat ja rõõmustasid ja kiitsid Jumalat kõigi vägevate tegude eest, mida nad olid näinud. Tähendab, nad olid juba näinud Jeesuse tegusid kõik. Aga ei olnud Jeesuse olukord nii kuidagi, et me saaksime lõpetada nüüd, et ta tuli nüüd Jeruusalemma, kõik kiitsid, laotati seal need riided ja palmioksad ja sellega lõpetame, vaat nii tuli Jeruusalemma. Jah, see võib-olla episood sellega lõpeb, aga edasi, kui me loeme siit 41. salmist ikka järjest,
ja kui ta ligi jõudis ja linna nägi, nuttis ta tema pärast ning ütles, kui sina teaksid sellel päeval, mis sinu rahule tarvis läheb. Vaata Jeesus kaks kohta, kus ta on nutnud. Latsaruse juures oli ja piiblis on, ma ei tea, minu teada ei ole rohkem nagu. Ja linna nägi. Me lugesime enne, Jeesus rääkis ette kõik, mis temaga toimub. Jah, seal linnas, mis temaga tehakse. Ta nägi seda ette oma vaimusilmas ka, mis selle linnaga toimub. Ja mis pärast toimub, hiljem toimub. Ja ta nuttis. See näitab Jeesuse iseloomu, Jeesuse südant, eks ole, tal oli kahju. Ta ei tundnud rõõmu, te olete niisugused ja saate oma palga kätte ja paras ongi. Ei, ta nuttis. Jeesus nuttis Jeruusalemma pärast. Ja ta ütleb siin, kui sina teaksid sellel päeval, mis sinu rahule tarvis läheb. Jällegi, kes loe ja mõtle siin ainult, kui sa teaksid, kui palju me ise teeme asju, mis meie rahu röövib. Ja pärast oleme omadega kitsikuses või plinnis midagi, rahu läinud, tehtud midagi. Kui sa teaksid, mis sinu rahule tarvis läheb. Kui me teaksime teinekord, mis meie rahule tarvis läheb. Ma tean ühte, et paremat ei ole pakkuda. Kui see on Kristus, kui see on Jumal, kui need on jumalikud tõed. Tema tahe. Sündigu Jumala tahe, mitte minu tahe. Ja kui sa järgid seda, siis sul on ka rahu. Ja see rahu, mis on üle meie mõistuse, meie mõistus tihti ju toob teisi asju esile, mis sugugi rahu ei anna, vaid röövivad seda. Ent nüüd on see pandud varjule sinu silmade eest. Ka meie silmade eest on varjule pandud teatud asju. Ka siin, kui me alustasime seda lugemist, kui Jeesus kuulutab oma surma ja üles tõusmist, aga nemad ei saanud midagi aru sellest, see kõne oli varjul nende eest ja nad ei mõistnud, mida öeldi. Samamoodi see rahvas, ent nüüd see on pandud varjule sinu silmade eest. Ja edasi Jeesus ütleb, sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja vaevavad sind kõike pidi ja lõhuvad sind maha maatasa ja su lapsed sinu sees ega ei jäta kivi peale. Sellepärast, et sa ei ole tundnud oma armu katsumisaega. Kui palju inimesi on selle tõttu hukka läinud, et nad ei ole tundnud, nad ei ole õigemini tahtnud tunda, nad on hüljanud, ütleme nii, selle Jumala poolse armu katsumuse. See võib erineval moel tulla. Nii nagu sa ei ootagi, aga sa tunned, et see on Jumalast, lihtsalt sa tunned, see on Jumalast. Aga sinu asi on kas võtta vastu see või hüljata see. Kaks asja. Miks me räägime sellest? See paneb ju, kui palju emasid nutma oma poegade pärast, nagu Jeesus nuttis. Või tütarde pärast samamoodi. Kui ema teab,
usub, on kogenud kõike seda Jumala headust, seda, mida Jeesus on teinud. See on see, mida Jeesus teeb. Ja ta tahab edasi nagu anda, ta räägib. See poeg või tütar on lihtsalt on näitena, on näinud Jumala suuri tegusid. Ta näeb oma võib-olla vanemate muutus ja kõik. Aga see armukatsumise aeg on hetk, aga ei võeta vastu seda. Kui palju ma olen lugenud raamatutes, kus on olnud sellised olukorrad, pastorid kirjeldavad ja ütleb see inimene, talle anti võimalus, hoiatati ja ta istus autosse ja sõitis ära, aga ta ei jõudnud kuhugi, sest mõne minuti pärast oli ta laip või teistmoodi on olnud. Palju neil. Ei ole võtnud vastu ja elud on lõppenud. Ja loomulikult see on kurb, aga see on olnud nende valik ja midagi head ei oota ees, sest igavik on meil kõik. Ja edasi ei lähe asi rõõmsamaks midagi. Ja ta läks pühakotta, siis Jeesus läks pühakotta peale seda nutmist, peale seda, kui ta ütles, et ei ole tundnud oma armukatsumise aega. Ja mida ta nägi seal, et käis üks suur äriajamine, osteti ja müüdi. Jeesus ütleb siin, kirjutatud on, minu koda on palvekoda, aga teie olete ta teinud röövliauguks. Ja ta oli iga päev õpetamas pühakojas. Aga ülempreestrid ja kirjatundjad ja rahvaülemad püüdsid teda hukka saata, kuid ei leidnud, mis teha, sest kõik rahvas rippus ta küljes teda kuulates. Juba oli nii-öelda surmaotsus kuulutatud, otsiti ainult võimalust, kuidas teha. Aga ühel asjal ma tahaks veel peatuda, ma hetk põikan tagasi just selle sälu lahti päästmise juurde. Miks te sälu lahti päästate? Nemad vastasid, issandal on teda tarvis. Issandal on teda tarvis. Kui palju on praegult antud hetkel kinni seotud usklikke üldse maailmas ja kirikutes? Väga palju. Kes vajavad lahti päästmist. Ma mäletan, me olime Narvas ühes suures koguduses aastaid palju tagasi Mariannaga. Ja sama teemal oli see. Just päästke ta lahti ja tooge ta siia. Mul on teda tarvis. Issandal on teda tarvis. Ja Jumala vaim oli võimsalt kohal seal. Ja kui oli üleskutse, kes tunneb praegult täna, et ta on kinni seotud, ta ei ole lahti. Kuhu sa oled seotud, mille külge sa oled seotud? See sälg oli võib-olla posti külge seotud oma rihmadega, aga inimesed on seotud asjadega. Neid võiks hakata lugema siin 10 kaupa, millega inimesed on seotud kinni. Ja Jeesus ütleb, päästke nad lahti. Me palvetasime koguduses, seal oli üle 100 inimese tuli ette. Peaaegu terve kogudus. Jumal päästis lahti. Jumal päästis lahti. Ja selline pilt
templis või pühakojas. Jeesus ütles, kirjutatud on, et minu koda on palvekoda. Tahaks rohkem, et oleks selliseid tõelisi palvekodasid, kus inimesed saavad abi, kus Jeesus on aukohal, esikohal kõigest sellest. Ja tõesti on selline lahti saamine, kes oma patud tunnistab, nagu on kirjutatud. Jumal on see, kes vabastab ja päästab lahti nendest. Ja annab ka andeks. Jumal, sa tead praegult siin olijaid. Sa tead neid inimesi, kes vaatavad seda, kes on seotud millegiga. Ma ei hakka lugema neid asju ette, siin võiks lugeda nimekirja teha, millega on seotud. Ma ei mõtle rahaga või asjadega, siin on igasuguseid muid asju võib olla, millest on raske lahti pääseda. Vajame abi, me vajame lahti päästjat. Jeesus saatis oma jüngrid, et minge päästke ta lahti, tooge ta siia. Mul on teda tarvis. Jumal tahab praegult, ma ütlen selle kohe välja, lahti päästa, kes on seotud. Kui sa oled seotud teatud patuga, teatud asjaga, ütle seda issandale, nii nagu see pime, siin ei ole pime Bartimeus, siin on kirjutatud lihtsalt, istus üks pime Bartimeus oli teises evangeeliumis, aga et ma jälle näeksin. Jumal, see on ka vaimulikud pimedused on meil, millega me võime olla seotud, Jumal, mida me tahame lahti saada, aga ei jõua oma jõuga. Issand, sa praegu kuuled, et see nagu jutlus läheb üle ka palveks, ma sellega ka lõpetan selle osa, sest ma lihtsalt sa nagu ise andsid vaimus panna siia punkt selles osas, et saada lahti päästetud. Pühakoda ei olnud puhas. Pühakoda ei olnud palvekoda. Veel hullem, Jeesus nimetab teda röövliauguks. Issand, anna meile andeks. Sina tead meie maa pühakodasid kõike. Nii nagu sa teadsid kõik ette, mis sinuga juhtub, mis juhtub Jeruusalemmaga ja mis juhtub nende inimestega, sa kõike teadsid. Sina tead ette ka meie olukordi, Jumal. Eile mulle helistas Narvast üks pastor ja ütles seal piiri äärest kuskil, ma ei tea, 3-40 kilomeetrit, kus see Usluga sadam on, naftasadam, meeletud tumedad taevad, pilved, siiamaani põleb. Tuul on, Narva pool oli eile, ütles, kõik tuleb sinna, see põleb, nafta, seal on 100 tonnid, see põleb. Jumal, praegu me näeme, kuidas nafta põleb, aga põrgus see tuli, see nafta põleb ühel päeval ära, on kustunud, aga põrgu tuli ei kustu kunagi ära. See on igavene, nii nagu on kirjutatud on. Jumal, ma palun praegu, et me võime sinu ette minna, sa lihtsalt ootad, sa tead kõik. Nagu selle jutluse käigus on selgunud üks asi, sa kõike teadsid, sa teadsid nende nimedusid, isegi kus oli, kes seal puu otsas oli, Sakkeus tule usinasti maha. Kõike teadsid.
ja sa tead praegult täpselt samamoodi. Ja Jumal mitte sa ainult ei tea, vaid kõiges, mida me lugesime, sina tõid lahendused asjadele. Ja Jeesus, just. Sa abistasid, sa andsid abi. Aitäh, Jeesus. Nii et see vaene kerjus hakkas nägema, rikas mees sai päästetud, pani oma asjad korda. Jeesus ei käskinud, öelnud talle, et anna see ära või tee ära või 4-kordselt. Ta lihtsalt, Jumala vaim tuli tema peale ja see tegi asja ära. Paljastas. Jumala vaim võib praegu sind puudutada ja sulle näidata. Ja Jumal näita nende inimestele, kes on seotud, kes on aheldatud mõne mõnu asja külge või raha või ükskõik, siin võib ka teised autoriteedid või mõni inimene on saanud asendada juba Jumalat mõnes asjas. Ma ei mõtle praegult valeõpetusi või neid, ka nendega on tegu, ka kogudustes on nendega tegu, aga Jumal, sina tead. Ja sa oled selleks tulnud, et päästa lahti ja vabastada. Jumal, ma tänan, et sa uuesti mind nagu viisid selles jutluses samm tagasi sinna ja Jumal, iga tõeline sinu laps tahab olla vaba sinus, vaba olla, kuulda sinu häält, kuulda sinu juhtimist, et me ei satuks olukordadesse, mida me peame hiljem kahetsema. Õigel ajal sind appi hüüdma, Jumal. Aita selleks igat ühte. Alates meist endist, Jumal. Ikka tuleb asju, mida mõtled, mis oleks võinud olla kas rääkimata või ütlemata või tegemata. Jumal, sa näed ja sa tead kõiki, kes praegult on nagu ühenduses selle kanaliga. See on Jumal, sinu vaim ja sinu vägi liigub. Ja sina tervendad, sina vabastad, sa uuendad, sa värskendad. Sa annad taevalist rooga meile kõigile, Jumal. Kui me seda vastu võtame tänuga. Ja me tahame, me vajame seda õigemini, Jumal, me vajame seda. Issand, ma tänan sind, et saavad vabastatud. Saavad vabastatud. Jumal ütleb sulle selgelt, kui sa annad selle asja ära, kui sa tunnistad oma südames, ma olen seotud sellega, ma ei taha seda teha, ma ei saa oma jõuga vabaks. Jumal, aita mind. Nii nagu see pime mees, ta kisendas issanda poole. Ta kisendas issanda poole ja ütles Jeesus, Taaveti poeg, halasta mu peale. Samamoodi Jumal on ka praegu, kes oma vaimus kas või kisendab sinu poole, ütleb, Jumal, halasta mu peale, ma vajan su abi. Ma vajan muutust. Ma ei taha olla enam selline, ma ei taha nii edasi minna. Ma ei taha longata või käia nende karkudega, ma tahan vabaks saada. Ja Jumal teeb seda, Jeesus teeb seda. Tema vabastab, ta uuendab, ta värskendab. Ja selleks ta tuli siia maailma, kuigi ta kannatas. Ja nagu ta nimetas, kõik, mis taga toimub. Ja 3. päeval ta tõuseb üles. Ma tänan, Jumal, et sinu haud on tühi. See haud, mida seal Jeruusalemmas sinu hauana on ta siis või ei ole, seal käivad ka jutud nii ühes kui teises kohas, aga igal juhul ükskõik, kus ta ei oleks seal olnud, see haud jäi tühjaks. Ja Jeesus on üles tõusnud ja varsti me tähistame seda ülestõusmise püha. Issand, ma tänan sind, et sa oled kuulnud meie palveid, need, kes on sinu poole hüüdnud, kes on tunnistanud ja kes tõeliselt oma südames tahavad seda vabanemist,
siis Jumal, nii nagu see Ja Jeesus, kiider. loom sai vabastatud, et teenida Jeesust, kui ta tema selga istus. nii Jumal, ka meie saame vabaks, kui me tunnistame, kui me igatseme seda vabadust, mida ainult Jeesus Kristus saab anda. Issand, õnnistagu meid kõiki. Ja ma tänan, Jumal, et sa niimoodi andsid veel võimaluse, Jumal, praegult paljudele. Ja Jeesus. Aga see sõltub meist endist. Ja Isä. Ja Kas me tunneme, Ja Isä. võib-olla täna, Jumal ütleb nagu praegu, Ja. võib-olla täna on sinu armu katsumise aeg. Ja võib-olla see on viimane. Ära lükka edasi. Ära lükka edasi seda. Jumal armastab sind ja tema korraldab su edasise elu. Tee omalt poolt seda, mis on vaja. Palu andeks või anna andeks ja hüüa Issanda tappi ja tema vabastab ja tema uuendab. Ja üle kõige on temal anda seda, mida me ei oska mõeldagi ega unistada. Jumal, ma tänan sind. Jäägu sinu arm ja rahu meie kõikidega. Ma tänan sind, Püha Jumal, et sina oled oma sõna taga. Nii nagu sa ütlesid, kui need vait jääksid, siis kivid hakkaksid kisendama. Ja Jumal, see sõna ei olnud niisama üle huulte öeldud. Oleks need kivid ka hakanud kisendama. Mina vähemalt usun seda. Aga siiski tänu Jumalale veel on inimesi, kes kisendavad sinu poole ja sa kuuled seda appihüüdu ja sa aitad. Tänu sulle. Kiidetud olgu igavesti Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.